Meie kristlikus kultuuriruumis on ülestõusmispühade tähistamine klassikalise ja loogilise mustri järele. Pühade algus on reedel, mis on saanud nimetuse suur reede. Teine pühadepäev on laupäev ja seegi on iseloomustava nimetusega vaikne laupäev. Ja siis muidugi pühapäeva hommik, mil kogu maailm tähistab võidukalt Jeesuse ülestõusmist. Kuid sellistes päevade arvestuses tekib üks oluline vastuolu. Kui Jeesus ennustas ette oma kannatuse päevade kulgu, siis kasutas ta prohvet Joona võrdpilti, sest otse kui Joona oli valaskala kõhus 3 päeva ja 3 ööd. Nõnda peab inimese poeg olema maapõues 3 päeva ja 3 ööd. Nii et lihtne matemaatika ütleb, et reede õhtust pühapäeva hommikuni ei ole 3 ööd ja päeva, vaid on 2 ööd ja 1 päev. Või kui pühapäeva arvestada ka sisse, siis 2 päeva. Kust leiame siis selle kadunud päeva ja öö, mida Jeesus enda kohta Joona näite varal väga täpselt oli ennustanud? Samuti tõuseb küsimus, et miks tulid naised hauale 3 päeva hiljem. Nad teadsid, et Pilatus oli käskinud sõdurid 3 päeva hauda valvata, kuna Jeesus kuulutas ette, et tõuseb üles 3 päeva pärast. Naised teadsid, et ei ole mõtet minna hauale, kui seal on Rooma sõdurid, kes kindlasti ei lubaks neil viia Jeesuse ihu võidmist lõpuni. Aga et leida selle probleemile lahendus, hakkame seda harutama veidi kaugemalt. Tuleme veel kord tagasi Jeesuse kui meie paasatalle võrdpildi juurde, millest Paulus korintlastele kirjutab nõnda. Pühkige välja vana haputaigen, et oleksite uus taigen, nõnda nagu te oletegi hapnemata, sest ka meie paasatall Kristus on tapetud. Mõistame, et algsed kirikuisad, kes ristiusu Roomasse jõudes määrasid kirikule ühiste pühasade pidamisega aegu, lähtusid evangeeliumites Jeesuse surma nädala päevade määramise sõnast šabat, tavalisest juutide nädalast, kus reede päikeseloojakul algas šabat. Kuid uurides Jeesuse surma ja ülestõusmise aasta nädala päevade kalendrit, näeme, et see ei olnud harilik nädal, kus reede päikseloojakul algas šabat, vaid see oli paasapüha nädal. Sel aastal tapeti paasatall kolmapäeva pärast lõunal kell 15.00, millele järgnevalt algas mitte nädala šabat, mis on laupäev, vaid paasapüha pühade šabat. Kas pole see hämmastav jumalik ajastus? Jeesus suri just sellel hetkel, kui preester tõstis templis noa, et tappa selle aasta paasatall. Jeesus täitis enda kohta käiva paasatalle võrdkuju isegi minuti täpsusega. Jeesuse eluajal oli Juudeas Rooma okupatsioon, mil olid paralleelselt kasutuses nii Rooma kui Heebrea kalendrid. Tuletame teile meelde, et Heebrea kalendri kohaselt algab järgnev päev päikseloojakul, Rooma kalendri järele aga päikesetõusul. Nii sobib sellise arvestuse kohaselt kõik sünkrooni. Kui arvestada, et Jeesus suri kolmapäeval ja maeti hauda päikeseloojakul, kui oli juba neljapäev, siis sai 3 päeva ja 3 ööd täis laupäeval kella 18 kuni 24 vahel. Esimesed, kes ülestõusnud Jeesust nägid, olid naised, kes pühapäeva varahommikul hauale olid tulnud. Nii saame kõik klappima, kui hakata aega arvestama pühapäeva hommikust tagasi. Aga pärast seda Joosep Arimaatiast, kes oli Jeesuse jünger, kuid salaja kartusest juutide eest, palus Pilatuselt, et ta tohiks maha võtta Jeesuse ihu. Ja Pilatus andis temale loa. Siis ta tuli ja võttis Jeesuse ihu maha. Nikodemuski, kes varem oli öösel Jeesuse juurde tulnud, tuli ja tõi segatud mürri ja aaloet ligi 100 naela. Siis nad võtsid Jeesuse ihu ja mähkisid ta linastesse riietesse lõhnarohtudega, nõnda nagu on juutide matmisviis.
aga seal paigus, kus ta oli risti löödud, oli aed ja aiasuvus haud, kuhu veel iialgi ei olnud kedagi pandud. Sinna nad panid siis Jeesuse juutide valmistuspäeva pärast, sest see haud oli lähedal. Jeesust hauda pannes tegutsesid need 2 meest kiiruga, Nikodeemos ja Joosep Aritmaatiast. Nad olid mõlemad Sanderheimi liikmed. Oli vaja jõuda Jeesuse ihu matta enne, kui algas tähtis paasapüha. Matmise kombe kohaselt võeti pikk lina, millesse mähiti keha kaelast kuni varvasteni. Iga keerme vahele asetati salve, kreeme ja lõhnaained, et ihu kiire lagunemise tulemusel ei oleks tunda lehka. Pähe asetati eraldi riidest mähis. Kuna Jeesuse matmisega oli kiire, ei jõutud seda protsessi kombe kohaselt õieti lõpule viia. Seepärast tulidki naised hauale, et teha Jeesuse ihu salvimist korralikult ja veenduda, et kõik on ikka hästi. Tulles pühapäeva varahommikul hauale, arutlesid naised omavahel teel, kes võiks neid aidata veeretada hauasuult mitmetonnist kive. Mida küll naised mõtlesid? Et seda kivi hauasuult ära veeretada oleks olnud vaja tervet hulka tugevaid mehi. Aga nädala esimesel päeval puhtiajal läksid naised hauale, viies ühes lõhnarohud, mis nad olid valmistanud, ja nad leidsidki kivi haualt ära veeretatud. Siis läksid nad sisse, kuid ei leidnud mitte issanda Jeesuse ihu. Ja kui nad sellepärast kahe vahel olid, vaata, siis seisis seal 2 meest nende kõrval säravais riideis. Aga kui naised hakkasid kartma ja oma silmad maha lõid, ütlesid mehed neile, miks te elavat otsite surnute juurest? Tema ei ole siin, vaid on üles tõusnud. Tuletage meele, mis ta teile rääkis veel Galileas olles, kui ta teile ütles, et inimese poeg antakse patuste inimeste kätte ja lüüakse risti ja 3. päeval ta tõuseb jälle üles. Naised olid sedavõrd šokkis, et Jeesuse ihu ei olnud hauas, see oli kadunud. Nad olid tulnud hauale põhjusel, et teha oma viimane heategu inimesele, kes oli neile väga kallis. Nende ehmumine ja segadus sellest vaatepildist, mida nad hauale jõudes nägid, oli sedavõrd suur, et nad ei suutnud seda meenutada, et just seda oli Jeesus neile korduvalt ette ennustanud. Johannes aga räägib seda lugu keskendudes eriliselt Maarja Magdalenale. Kui teised 2 Maarjat olid haua juurest läinud jüngrid otsima, et ka seda neile teatada, jäi Maarja üksinda haua juurde. Mulle meeldib see hommikujutustus just sellepärast, et kui suured ja tähtsad tulevased apostlid olid lukus uste taga hirmust värisemas, olid naised juba aktsioonis, tegutsemas. Nad rääkisid inglitega ja Jeesusega uskusid palju enne kui mehed ja kõike muud. Ära kunagi alahinda naiste potentsiaali. Maarja aga seisis haua juures väljas ja nuttis. Kui ta nõnda nuttis, vaatas ta kummargil hauda ja näeb 2 inglit valgeis riideis istuvad, ühe peatsis ja teise jalutsis, seal, kus Jeesuse ihu oli maganud. Ja need ütlevad temale, naine, miks sa nutad? Ta ütleb neile, nemad on mu issanda ära viinud ja ma ei tea, kuhu nad on pannud. Kui ta seda oli ütelnud, pöördus ta ümber ja näeb Jeesus seisvat ja ta ei teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütleb temale, naine, miks sa nutad? Keda sa otsid? Naine mõtleb tema aedniku olevat ja ütleb talle, isand, kui sina ta oled ära kandnud, siis ütle mulle, kuhu sa ta oled pannud ja mina toon ta ära. Jeesus ütleb temale, Maarja. See pöördub ümber ja ütleb talle heebrea keeli Rabuni. See tähendab õpetaja. Jeesus ütleb talle,
ära puuduta mind, sest ma pole veel üles läinud oma isa juurde. Kuid mine mu vendade juurde ja ütle neile, mina lähen üles oma isa ja teie isa juurde ja oma Jumala ja teie Jumala juurde. Maarja arvates oli mees, kes temaga kõneles, aednik, sest nad olid ju aias, kus oli viinamarja istandus. Siin olid töötamas aednikud. Kui ta kuulis Jeesust nimetavat tema nime, tundis ta koheselt ära, et see on Jeesus. Maarja Magdalenas, sellest endisest seestunud prostituudist, sai esimene Jeesuse ülestõusmise tunnistaja. Jällegi on meil põhjust hämmastuseks, kuidas Jumal vahest asju teeb ja milliseid inimesi ta kasutab. Ära puuduta mind, ütles Jeesus Maarjale. On ilmne, et Jeesus oli tahtnud Maarjale end nii väga ilmutada, et teda julgustada. Isegi enne, kui ta oli läinud isa juurde taevasse ja saanud ihu. Siin oli Jeesus vaid kui vaim, ilma vaimse kehata. Hiljem, kui Jeesus ilmus oma jüngritele, siis ta ütles Toomale, puuduta mind ja pista oma sõrm mu haavadesse, sest nüüd oli tal ihu. Selline ihu, mida meiegi kord kanname. Kuuldes naiste tunnistust ülestõusnud Jeesusest, ei uskunud jüngrid neid. Nad jooksid hauale ja olid hämmingus sellest, mida nad nägid. Jeesuse surilina oli ikka nagu kookon, kuid seal ei olnud ihu sees ja pead kattev riie oli eemal maas. Johannes aga uskus, et midagi üleloomulikku oli juhtunud. Johannes oli esimene meestest, kes uskus, et Jeesus on tõesti üles tõusnud. Ülejäänuid alates Peetrusest kuni uskmatu Toomaseni tuli Jeesusel veenda, neile end ilmutades ja seletades veel kord kirjadest, et see pidi nii minema. Täna me peame küsima ühe väga olulise küsimuse. Mis on täna meie jaoks Jeesuse ülestõusmise tõend? Kui läheneksime asjale kriminalistika seisukohast, meil ei ole kõige olulisemat tõendi, mis on Jeesuse ihu. Ilma selle tõendita ei avata ühtegi kriminaalkaasust nii-öelda. See on skeptikute lemmikargument. Kus on asitõend? Kus on Jeesuse ihu? Mõned aastad tagasi leiti Jeruusalemmast ossuaarium, luudekast, millele oli uurendatud nimi Yeshua bar Yosef. Lühikest aega said ülestõusmise vastased olla rõõmsad. Jeesus ei tõusnudki üles, nagu evangelistid meile jutustavad, vaid tema luud on siin luukastis. Peatselt aga selgus, et vastaste kurvastuseks osutus see võltsinguks. Kuid meil on 4 evangelisti, kes on selles sündmuste otsesed tunnistajad. Oled sa kunagi mõelnud, et miks on evangelistide jutustus Jeesuse ülestõusmisest kohati väga erinev teineteisest? Kui tunnistajad tunnistavad kohtus liiga sarnaselt, siis tõuseb kahtlus, et nad on selle kusagil kokku leppinud. Erinev sündmuste nägemise rõhuasetus ja kirjeldus näitavad vaid seda, et nad igaüks nägid sama asja, kuid rõhutasid rohkem neid punkte, mis nende jaoks olid olulised. See lisab tunnistusele enam ehtsust. Täna on meil olemas vettpidavad tõendid inimeste näol, kes on uskunud 2000 aastat hiljem Jeesusesse ja tema sõnadesse ning nende elu on selle tulemusel radikaalselt muutunud. Kurjad ja moraalitud kriminalistid saavad heaks, haiged terveks, seotud vabaks. Miljardid usuvad ja kogevad, et Jeesuse ülestõusmine on ka nende ülestõusmine kadunud ja hävinenud elust täisväärtuslikku ellu. See on meie kindel tõend. Olen alati mõelnud, et miks inimesed kogu maailmas ei juuri Jeesuse ülestõusmise tõendeid. Ilmselt on ainus loogiline vastus selle küsimusele, et kui nad uuriks ja nad veenduks ülestõusmise tõesuses,
siis nad mõistaks, et ka nende elu peab muutuma. Nad ei saaks enam jätkata oma elu endiselt sellisel patusel viisil. Nad peavad meelt parandama. Johannes väljendas seda nii. Ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda võtnud omaks. Mida tähendab täna 21. sajandil meile Jeesuse ülestõusmine? Ülestõusmine autentifitseeris Jeesuse isikut sellena, keda ta väitis enda olevat. Jumala pojana, messiana, ainsa isikuna, kelle kaudu saab maailm päästetud nende pattudest. Oma eluajal ütles Jeesus üle 10 korra, et ta on taevast tulnud, Jumala poeg. Ta väitis, et Jumal on tema isa ja et ta on tulnud taevast alla isa tahet täitma. See aga oli tulega mängimine, sest juutide seaduse kohaselt oli see Jumala pilge, mis on surma väärt karistus. Roomlased kartsid väga sellised messia tüüpe. Kord tapsid nad Galileast terve külatäie inimesi, kui seal väitis keegi end messia olevat. Sellised ise hakanud messiaid liikus Jeesuse ajal palju ringi. Seepärast kartis ka ülempreeses Kaifas ja arvas nii. Et teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub. Kaifas teadis, et roomlased tapavad kogu Jeruusalemma linna ja keelavad templiteenistuse, kui Jeesuse sõnad saavad avalikuks. Kuid Jeesuse järgmised väited tegid temast kas tõepoolest Jumalast saadetu või siis hullumeelse. Esiteks, Jeesus väitis, et ta tundis Abrahamil. Ta väitis, et otsustab ise, millal surra ja kuidas surra ja kus surra. Keegi teine ei saanud seda temale dikteerida. Sageli ütles ta, et minu aeg ei ole veel tulnud. Minge teie üles pühiks, mina veel ei lähe üles neiks pühiks, sest minu aeg ei ole veel täis saanud. Ta ütles kord nii, ei sobi, et prohvet mujal hukka saaks kui Jeruusalemmas. Ta ütles oma jüngritele täpselt, kuidas ta sureb. Sellest ajast hakkas Jeesus Kristus teatama oma jüngritele, et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatündjate poolt ja et ta tapetakse ja 3. päeval äratatakse üles. Ülestõusmine kinnitas, et Jeesuse sõnad on tõesed. Ta ei rääkinud lihtsalt suuri ülerinna sõnu nagu muud valemessiad, vaid ta tõesti oli ja on ja saab olema see, keda ta väitis olevat, Jumala poeg. Ta täitis kõik selle, mida ta ütles, et ta saab tegema. Oma ülestõusmisega aga ta rahuldas kõik vaimse õigusmõistmise nõudmised. Jumal ei saanud patte anda andeks enne, kui nende eest oli makstud hind, mis oli lunastaja surm. Kui oluline on meile see fakt, et Jeesus tõusis üles? See on tegelikult kogu meie usu epitsenter. Ilma selleta ei oleks meie usku ja meie kuulutust. Parimal juhul võiks olla kõik jutustatu Jeesusest järjekordse uue religiooni aluspõhjaks, kuid mitte elu muutvaks transformatsiooniks igaühele, kes usub. Sest kui surnuid üles ei äratata, siis ei ole ka Kristust üles äratatud. Kui aga Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine, siis te olete alles oma pattudes. Ülestõusmine, see on Jumala uus looming. Kõigepealt peame mõistma, et Jeesus ei tõusnud ise ülesse surnust, vaid Jumal äratas ta ülesse surnust. Selle Jeesuse on Jumal surnuist üles äratanud. Selle tunnistajad oleme me kõik. Meie ei või iseennast päästa ja hakata lihtsalt piisavalt heaks, et ühel päeval taevasse pääseda. Sohu kukkunud mees ei või endal juustest haarata ja ennast sealt ise välja tõsta, nagu parun Münchhausen väitis. Me vajame päästjat, kes meid äratab vaimsest surmast elule.
kui Maarja üsas lõi Jumal Jeesusele ihu, siis teda surnuist äratades transformeeris Jumal selle uueks ihuks või nagu ütleb piibel meile, üles tõusmise ihuks. aga nüüd on Kristus surnuist üles äratatud ja on saanud esmaseks nende seast, kes on läinud hingama. Sest kui juba surm on tulnud inimese kaudu, siis on ka surnute ülestõusmine inimese kaudu. Sest nõnda nagu kõik surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõike elavaks Kristuses. Aga igaüks oma järjekorras. Esimesena Kristus, selle järel Kristuse omad tema tulemises. Sama toimub ka meiega Jeesuse ülestõusmise eeskujul. Kui usume, et Jeesus on üles tõusnud, siis loob Jumal meie sisse uue loodu. Kui hoiame lõpuni selle usu, siis ühel päeval muudab Jumal ka meie ihu Jeesuse ülestõusmise ihus sarnaseks. See on parem ihu kui see, mida me täna kanname. Loeme, et Jeesus kõndis sellega läbi seinte, rändas ajas, kuid samas einestas ta ka Galilea järve kaldal koos oma jüngritega lõkke ääres nagu tavaline inimene. Jeesust tundnud inimesed tundsid enamasti teda ära, kui ta ennast neile ilmutas. Kuid mõned ei tundnud koheselt, nagu näiteks Maarja Magdalena, pidades Jeesust esmalt aednikuks. Kui 2 jüngrit kõndisid koos temaga maha pika tee, siis nad ei tundnud teda ära enne, kui nad lauda istusid ja Jeesus neile leiba murdis. Oma uues ihus olles oleme ära tuntavad neile, kes meid on enne tundnud. Inimesed, kes on nägemuses käinud taevas ja näinud näiteks oma vanaema, siis nad on tema ära tundnud, kuigi maa peal tundsid nad teda vaid kõrges vanuses. Kuid taevas olles oli ta umbes 30ndates aastates meie vanuse mõistes. Väga ilmselt ei ole see äratundmine vaid mäletamist järele, vaid vaimset tunnetust ja tajumist mööda. On huvitav, et surnute ülestõusmist nägi ette juba Daniel. Ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus, ärkavad ühes igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks. Jeesuse ülestõusmise tulemuseks on, et kõik surnud äratatakse ülesse, nii head kui halvad. Kuid seejärel nad selekteeritakse vastavalt nende tegudele, mida nad on maa peal teinud. Igaüks saab kätte oma palga, kuid kõige olulisem kriteerium on, et sinu nimi peab olema kirjutatud talle eluraamatusse. Ja ma nägin suurt valget aujärge ja seda, kes sellel istus, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas ja neile ei leitud aset. Ja ma nägin surnuid suuri ja pisukesi seisvad aujärje ees ja raamatud avati ja teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnutele mõisteti kohut seda mööda, kuidas raamatusse oli kirjutatud nende tegude järgi. Ja meri andis tagasi need surnud, kes temas olid ja surm ja surmavald andsid tagasi surnud, kes neis olid ja igaühele mõisteti kohut tema tegude järgi. Ja surm ja surmavald heideti tulejärve, see on teine surm, tulejärv. Ja keda ei leitud kirjutatud olevat eluraamatusse, heideti tulejärve. Mitte keegi ei jää hauda. Kõik surnud ärkavad ülesse ja nende üle mõistetakse kohut. See on eraldusprotsess, nagu karjane eraldab sikud lammastest, kuulekat vastu hakkajatest. See on meie elude palgapäev. Osadele on see tasu, teistele on see karistus. Kumba sina sooviksid? Kas sa sooviksid saada osa ülestõusmisest? Armas sõber, tee kindlaks, et kui sa mullapõuest üles ärkad, siis ootavad sind head uudised, mida Jeesus meile ise annab, öeldes hästi tehtud, sa hea ja ustav sulane. Kui sa ei ole oma südames selles kindel, kuhu meie elude kohtumõistja sind kord saadab, siis korralda täna
temaga asjad nii, et sa võiksid tunda rõõmu, mitte häbi ja saada temast igaveseks lahutatud. Võta temalt vastu igavene elu, et sa elaks, mitte ei hukuks.